Kui see maja tuli 2019 aasta meie haldusse, siis oli üsna kohe elanike poolt soov, et tuleb ette võtta suurem remont, kuna aastaid ei olnud midagi investeeritud. Siis uurisime erinevaid variante, kuidas me saame seda maja korda teha ja KredEx oli üsna esimene valik, kelle poole oli mõistlik pöörduda. 2020 asusime tellima projekti ja üsna kohe kaasasime ka projekti juurde siis tehnilise konsultandi. Kui meil 2021 aasta projekt valmis, siis kahjuks ei olnud KredExil rahavooru avanemas ja pidime panema selle projekti veidikeseks ajaks ootele. Aga 2023 saime siis esitada taotluse ja saime sellele ka rahastuse. Pärast seda koostasime siis ehitushanke ja viisime selle edukalt läbi ning 2023 aasta lõpus saime siis asuda ehitusega pihta. Konsultant oli meie jaoks siis kõige olulisem inimene, kes siis kogu seda taotlusprotsessi vedas. Tema suhtles otseselt KredExiga, ühistul väga palju muret sellega ei olnud. Kokku tehti siis kompleks renoveerimine, mille käigus siis vundament, sokkel soojustati, tehti hüdroisolatsioonid, soojustati fassaad, vahetati välja kõik avatäited, vahetati välja katusekate, soojustati katuslagi ja tehnosüsteemidest rekonstrueeriti siis kogu torustik, vesi, kanalisatsioon, küte ja ehitati välja soojustagastusega ventilatsioon. Kõige suuremat energiasäästu kindlasti nendest töödest annab meile siis küttesüsteemi renoveerimine ja kogu fassaadi soojustamine. Need just eriti koostöös tagasid meile täna peaaegu 50% küttearvete vähenemise. Vastavalt projektile paigaldati ka generaatori valmidus, mis siis tagab inimestele kriisi ajal olulise eelise, et majas on võimalik siis tekitada ikkagi oma lokaalne elektrienergia tarbimise võimalus. Ja kokkuvõttes, kui enne maja renoveerimist oli majal energiaklass E, siis täna oleme me jõudnud energiaklassi C, nii nagu see projektiga oli ka ette nähtud. Sellel majal siis konkreetselt, kuna viilkatus on eritasapinnaline, siis konstruktsiooniliselt ei olnud võimalik paigaldada tavapärast ventilatsiooniseadmete lahendust, vaid paigaldati iga trepikoja kohale siis madala pööningu alla eraldi 3 väikest ventilatsiooniseadet. See tähendab seda, et kokku on majas 9 ventilatsiooniseadet, mis siis igaüks töötab eraldi ja on sama efektiivne kui üks suur keskseade. Kõige suurem muutus ongi see, et inimeste sisekliima korterites läks oluliselt paremaks, seni puudus igasugune ventilatsioon, küttekulud langesid, kogu maja välisilme muutus, nii et inimestel on siin hea elada. Viimastel aastatel on Kagu-Eestis rekonstrueerimistoetust saanud ligi 100 korteriühistut. Sealhulgas on korda tehtud kultuuriväärtuslikke korterelamuid. Rõõmu teeb, et mõeldakse oma kodust laiemalt, rekonstrueeritakse ka naabruskonna põhisena. Riik pakub igakülgset tuge, nõustamisteenust, rekonstrueerimistoetust, laenukäendust ja laenu. Rekonstrueerimisalast teavet saab renoveerimisportaalist kodudkorda.ee.